Me kõik oleme ilmselt kuulnud seda ütlust, et muutus vajab aega ja selleks, et püsivaid muutuseid ellu viia, on vaja olla kannatlik. Aga oled sa mõelnud vahest, et miks see nii on või et kas tegelikult ikkagi saab kuidagimoodi teisiti, sest vahest ju juhtub nii, et kui elus on mingid suured pöördelised sündmused, et siis me ju muutume kiiremini ka. Et miks me siis muude selliste igapäevasemate asjadega ei saa sarnasel moel kiiresti ja intensiivseid muutuselt esile kutsuda. Täna selles videos nendel teemadel räägimegi, nii et kutsun sind endaga kaasa mõtlema. Tere, mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoogia koolitaja ja mõtisklen siin kanalil teiega koos erinevate psühholoogia, kliinilise psühholoogia ja võib-olla päris igapäevaste psüühikat puudutavate teemade üle. Täna räägime siis muutumisest ja sellest, et miks muutumine vahest võtab, või mitte isegi vahest, vaid enamasti, võtab kauem aega, kui me tahaks. Ja see on otsapidi seotud sellega, millest me rääkisime ühes eelmises videos, kus me rääkisime sellest, et me võime inimestest mõelda kui komplekssetest süsteemidest. Kes ei ole seda videot kuulanud, soovitan minna korraks tagasi ja see üle vaadata, siis on võib-olla lihtsam jälgida neid mõttekäike, millega me siin kaasa läheme. Üks komplekssete süsteemide omadus nimelt on see, et kuna ta ei ole oma osade summale taandatav, siis see tähendab muuhulgas ka seda, et tema käitumine ei ole lineaarne. Ehk siis, et kui me kuskil otsas midagi muudame, siis see ei põhjusta teistes komponentides nii-öelda võrdselt suurt või võrdsesuunalist efekti, vaid meil reeglina on vaja mingisuguse muutuse esile kutsumiseks teatud sellist nii-öelda kriitilist massi või kriitilist impulssi, et see muutus toimuks. Tegelikult kogu meie närvisüsteem toimib sarnasel põhimõttel, et selleks, et näiteks närviimpulss, mille kaudu meie aju tegevus toimub, vallanduks, on ka vaja teatud tugevusega stimulatsiooni meie närvirakkudele. Et see ei ole lihtsalt nii, et kui teda natuke hakatakse stimuleerima, et siis ta hakkab natuke reageerima. Et seal on vaja, et see stimulatsioon jõuaks teatud intensiivsuseni enne, kui seal vallandub reaktsioon. Ja siis see vallanduv reaktsioon on alati sarnase intensiivsusega. Ja mõnes mõttes kogu meie süsteemi muutumisega on natukene samamoodi. Et kui me hakkame muutma oma siis nii-öelda käitumises või reaktsioonide mustris midagi ja kasutame selleks mõnda siis sellist teadaolevalt efektiivset strateegiat, eks, et me valime konkreetse asja, me teame, miks me seda teeme, see konkreetne tegevus on kuidagimoodi seotud selle muutusega, mida me tahame esile kutsuda. Näiteks, et kui ma tahan olla tervem ja tunda ennast paremini, siis ma tean näiteks, et pärast toidukorda jalutamine on väga kasulik, see reguleerib veresuhkrut hästi, jalutamine üldiselt mõjub hästi nii füüsilisele tervisele, südame-veresoonkonnale, vaimsele tervisele, et siis ma otsustan, et ma hakkan pärast iga söögikorda tegema väikse jalutuskäigu, näiteks 10-minutilise. Ja iga kord, kui me muudame selles süsteemi käitumises midagi, siis kogu meie nii-öelda psüühika ja see harjumuste kogumine, see, kes me inimesena oleme, mõnes mõttes organiseerib ennast selle peale ümber. Ehk siis ta muudab oma reaktsioone ja oma käitumisi. Näiteks sageli, kui inimesed hakkavad sellisel moel rohkem ennast liigutama, panevad oma igapäeva tegevusse mingisuguseid füüsilisi tegevusi, sellised teadlikke juurde, et siis meie keha automaatselt reageerib sellega, et me näiteks tunneme rohkem nälga või siis ta hakkab näiteks vähem tegema selliseid mikroliigutusi, nagu mina siin rääkides teen, et ma vihin vahepeal kätega, ma vahepeal nihutan ennast tooli peal ühe koha pealt teise peale, et meie aju automaatselt hakkab neid asju vähem tegema, et energiat selle võrra kokku hoida. Ja seetõttu me sageli kogeme seda, et isegi kui me justkui teadlikult tegutseme selles suunas, et mingisugust sellist tervislikku muutust esile kutsuda, me ei näe väga ruttu seda muutust. Ja siin on selles mõttes väga oluline see, et see ei juhtu igavesti. Et meie keha on programmeeritud, eks ole, selleks, et hoida oma energiat kokku, jääda võimalikult kauaks ellu,
tagada meile sellist turvalisust, et meie nii-öelda organid ja kõik muud jupid funktsioneeriksid optimaalselt. Ja selle ümberorganiseerimisega ta lihtsalt üritabki säilitada seda nii-öelda vana toimivat süsteemi, sest vähemalt selle puhul me teame, kuidas see toimib. Aga jälle, et see ei kesta igavesti, eks, et kui sellest nii-öelda uuest toimimisviisist saab meie jaoks tavapärane ja tuttav, et siis keha jälle samamoodi nii-öelda kohaneb, organiseerib ennast ümber, kaotab need nii-öelda kompenseerivad strateegiad sageliselt ümbert ära. Lihtsalt selleks, et see juhtuks, me peame olema piisavalt kannatlikud ja tegema seda oma nii-öelda sihtkäitumist piisavalt kaua, et me ületaks nii-öelda selle kriitilise punkti, kust maalt see muutub meie kehale tuttavaks, omaseks ja turvaliseks. Ja ta nüüd liigub sellest siis nii-öelda võõra asja kompenseerimise faasist sinna faasi, et see on nüüd see, mida me teeme. Ja see on see hetk, kus me ütleme, et see muutus on, eks ole, toimunud. Et nüüd see, et ma käin jalutamas pärast iga söögikorda on minu jaoks tavapärane normaalne käitumine. Ja mu keha kohaneb sellega hästi ja ta ei ürita seda kuidagimoodi kompenseerida. Ja see viib meid otsapidi tagasi sinna küsimusse, et aga vahest ju, kui meil juhtuvad mingisugused suured elusündmused, et siis me muutume ju vahest kiiresti. Näiteks tervisekäitumise puhul on sageli see kogemus inimestel, et kui nad saavad näiteks mingi tõsise haiguse diagnoosi või neil on tervisega mingi suur terviserike, et siis pärast seda on kuidagi lihtne kohe kiiresti päevapealt mingisuguseid suuri kardinaalseid muutuseid oma elustiili sisse viia. Ja tõepoolest see võib vahest niimoodi toimida, aga nende selliste suurte kardinaalsete muutuste miinus sageli on see, et kuna nad toimuvad kontekstides, mis on väga stressirohked ja nad on ise keha jaoks võrdlemisi stressirohked, eks, et sest see eeldab mingisuguse varasema tuttava süsteemi laiali lammutamist, et siis meie keha reeglina ka reageerib sellistele muutustele väga tugevalt, protestib nende vastu ja seetõttu nad väga sageli siiski pikas plaanis ei jää püsima. Et üks statistiliselt hea näide on näiteks suitsetamisest loobumine, et inimesed sageli leiavad, et üks hästi efektiivne strateegia suitsetamisest loobumiseks on see, et ma päevapealt lõpetan selle tegevuse ära ja näiteks asendan millegi muuga, aga et ma ei tee sellist nagu järk-järguliselt tähendamise programmi, vaid katkestan selle protsessi järsult. Ja me teame, et see on tõesti lühiajaliselt väga efektiivne, et inimesed väga hästi peavad vastu kuu 2-3 sellise strateegiaga, aga me teame ka väga selgelt, et on statistika, et kõige suurem tõenäosus hakata uuesti suitsetama, kui sa oled niimoodi järsult loobunud, on 6 kuud hiljem näiteks. Sest see on see piir, mille jooksul nii-öelda keha kannatab ära selle suure radikaalse muutusega kaasnenud stressi ja siis mingist hetkest eriti, kui seal näiteks toimub mingid elusündmuseid, mis on veel stressirohked, mis nõuavad ressurssi, et siis on suur risk ikkagi tagasi langeda. Ja seetõttu see soovitus pigem oleks ikkagi valida selliseid nii-öelda väikseid, mitte kehale nii stressirohkelt või koormavalt mõjuvaid samme, mis viivad selles soovitud suunas ja teha neid piisavalt pika aja jooksul, et keha nii-öelda kohaneks nendega ja hakkaks neid tajuma turvalisena, sest see on väiksema nii-öelda stressikoormusega, väiksema nii-öelda ohusignaaliga meie aju jaoks ja selle kaudu suurema tõenäosusega jäävad need muutused püsima või lihtsalt muutuvad loomulikuks osaks sellest inimorganismist. Et selle strateegia puhul, mis me suitsetamisest rääkisime suure tõenäosusega lihtsalt see mitte suitsetamine ei muutu kunagi või ei muutu selle 6 kuu jooksul nende inimeste loomulikuks osaks. Loomulikuks igapäeva tervisekäitumise osaks, vaid lihtsalt see on pidev stressor, mida nad aktiivselt siis nii-öelda hoiavad. Et ma ei tohi seda asja teha, ma pean tegema midagi muud. Ja mis puudutab selliseid muutuseid, ükskõik kas nad on siis seotud tervisekäitumise või millegi muuga, näiteks mingisuguste teistsuguste
suhtlemisstrateegiate õppimisega või oma emotsiooniregulatsiooniga või ma ei tea, lugemisharjumuse kujundamisega või ma ei tea, tööl mingisuguste harjumuste muutmisega, et see üldine tähelepanek või statistika kipub olema see, et inimesed loobuvad liiga vara või valivad liiga abstraktseid või liiga üldiseid asju, mida muuta. Ja sageli ka selliseid asju, mis ei ole nende enda jaoks tegelikult olulised, vaid mille motivatsioon tuleb kelleltki teiselt või kuskilt väljaspoolt. Et selliseid asju on ka jälle väga raske oma peale maha müüa, et ta reaalselt tahaks neid oma süsteemi integreerida. Ja sageli kipub olema ka selline fenomen inimestele, et enne seda, kui see muutuse faas toimub ja me liigume sellest võõra tõrjumise faasist sinna faasi, kus see muutub meile loomulikuks, et see viimane hetk seal lõpus kipub olema tavaliselt kõige raskem. Sest ilmselt selleks hetkeks on keha rakendamas kõiki oma vastupanumehhanisme, mis tal kättesaadavad on, aga inimene on ka juba pingutanud ja järjepidev on piisavalt pikka aega, võib-olla nägemata väga sellist suurt või seda soovitud muutust, mida ta on tahtnud. Ja seetõttu meil on vähest raske püsida nende käitumiste juures piisavalt kaua, et seda soovitud muutust näha, kuigi see kindlasti järjepidevuse puhul tuleks ja lõpuks jõuaks meile kohale. Ehk siis, kui me sellest jutust kokku võtame mõned sellised mõtted, et kui ma tahan mingisugust muutust ellu viia, mida ma peaksin silmas pidama, siis esiteks, eks ole, millest me oleme rääkinud varasemates videotes eesmärkide seadmisel, on see, et ma peaksin valima selle asja, mida ma muudan lähtuvalt oma väärtustest ja eesmärkidest teadlikult. Ehk siis leidma sellise asja, mis on päriselt minu jaoks oluline. Ja see teine samm on veel siin oluline see, et see asi, mida ma muudan, et ma kontrolliksin, et see oleks ka päriselt seotud nende eesmärkidega, mida ma tahan saavutada või et see väike samm, mida ma hakkan tegema, kui ma igapäevaelus rakendama, oleks võimeline üldse seda muutust, mida ma tahan esile kutsuma. Näiteks, et kui ma tahan füüsiliselt ennast oma kehas paremini tunda ja et mu tervisenäitajad oleksid paremad, et siis see, kui ma hakkan näiteks klaverit harjutama iga päev, võib-olla ei ole kõige mõistlikum viis selle muutuse esile kutsumiseks, et see mehhanism seal vahel ei ole väga selge. Ja võib-olla see ei ole hea koht, kust alustada. Mis ei tähenda seda, et see ei võiks mingil kaudsel moel täiesti panustada sinna, olenevalt olukorrast. Aga jälle, et sellisel juhul mul peaks oma peas olema see mingisugune loogika välja mõeldud ja ideaalis ka kirja pandud, et kuidas näiteks see, et ma iga päev hakkan klaverit harjutama, võiks minu füüsilises heaolus muutust esile kutsuda. Sest jälle, kui meie keha hakkab vastu võitlema ja protesteerima selle muutuse protsessi vastu, et siis sageli üks viis, kuidas ta seda teeb, on see, et meie aju genereerib igasuguseid põhjuseid, miks me ei peaks seda asja tegema või miks see tegelikult ei tööta, miks see ei ole tegelikult oluline. Ja siis on väga kasulik, kui meil on juba alguses ennetavalt välja mõeldud kõik need vastused ja see teadmine, et miks see tegelikult on oluline, miks see tegelikult võiks toimida ja miks ma seda teen. Ja siis, kui ma olen selle kõik läbi mõelnud, ideaalis tõesti kõige lihtsam on see ka kirja panna enda jaoks, et ei juhtuks seda, et hiljem mul ei tule meelde, kui ma pean parasjagu selles jonnakas faasis. Siis ideaalis järgneks sellele see hetk, kus ma otsustan, et okei, nüüd ma pühendun selle käitumise tegemisele ja ma enam ei kahtle, ma enam ei kõhkle, ma enam ei hakka iga päev küsima, et kas see on ikka kõige parem asi teha. Ma otsustasin, et ma teen seda. Ja see on natuke nagu sportlased alustavad treeningplaani, eks, et kõigepealt arutame treeneriga läbi, mis me tegema hakkame ja siis ma hakkan tegema, et ma enam iga trenni lõpus ei küsi oma treeneri käest, et miks me ikka seda tegime, äkki oleks pidanud midagi muud tegema. Ja sest jälle iga selline kõhklemine, kahtlemine vähendab seda pühendumist sellele tegevusele endale ja tekitab peas rohkem jälle seda ohutunnet või vastupanu selle konkreetse tegevuse suhtes selle asemel, et teha seda tegevust nii, nagu see oleks päriselt osa minust
mulle tuttav, turvaline ja oluline tegevus, mis kõik on ju aitab ajul seda turvalisust suurendada ja suurema tõenäosusega omaks võtta seda muutust. Ja seda tegevust pühendumise regulaarsusega tuleks ikkagi teha võrdlemisi pika aja jooksul. Raske jälle öelda, mis see täpne aeg on. Aga et see tõenäoliselt ei ole päevad ega nädalad, vaid me räägime siin kuudest, võib-olla isegi aastatest. Ja selle aja jooksul meil on mõistlik panna endale mingisugused sellised tähtajad, on ju, et ma näiteks 6 kuu pärast võtan ühe hetke, ma istun maha ja mõtlen, et okei, ma olen teinud seda tegevust nii ja nii palju kordi, kuidas ma sellega läinud on ja kas ma näen mingisuguseid märke sellest, et see reaalselt viib mind selle soovitud muutuse suunas. Nüüd, ma ei pea olema saavutanud selleks hetkeks täpselt seda soovitud seisu asjadel, kuidas ma tahaks, et asjad lõpuks on. Aga kui ma näen, et ma liigun selles suunas, mingi muutus sellele lähemale on toimunud, et siis ma võin ikkagi arvata, et tõenäoliselt mu tegevus on efektiivne ja mul on mõistlik sellega jätkata. Mingitel hetkedel, eks me võib-olla, kui me näeme, et ma olen 6 kuud väga regulaarselt, väga järjepidevalt, väga pühendunud kõiki asju teinud ja mingisugust muutust ei näe, mis üldse soovitud suunas läheks ja see tegevus ise on jätkuvalt nõuab väga palju pingutust, et siis on võib-olla mõistlik istuda maha ja mõelda, et okei, et äkki see minu välja mõeldud loogika siin ei toimi ja mul on mõistlik proovida midagi muud, et see variant on ka alati laual. Lihtsalt ma julgustan jälle proovima seda esialgset strateegiat täie pühendumise ja mittepideva kahtlemisega piisavalt pika aja jooksul, näiteks tõesti vähemalt 6 kuud, selleks, et meil üldse oleks mingisugune teoreetiline võimalus näha seda soovitud muutust. Et see hea printsiip siin meeles pidada on see, et muutus võtab alati kauem aega, kui me tahame ja enamus inimesi katkestavad liiga vara. Loodan, et said siit mõned mõtted endale kaasa võtmiseks ja võib-olla toetuseks teinekord, kui oled mõnda muutust ellu viimas ja kõhkled või tundub, et võib-olla sellest ei tule üldse midagi. Ja kui sul on mingeid küsimusi või mõtteid, mida sa soovid arutada, et siis pane need alla kommentaaridesse kirja ja hea meelega arutan sinuga koos. Seniks siis järgmiste koosmõtlemisteni.